Tänases osas eelroog soolaheeringast 300 grammi 1,99. Elu maitseb paremini. Lisaks igasugustele E-tähega asjadele on siin olemas üllatus, heeringas, punane sibul, hapukoor, kartulid ja 2 muna. 2 muna! Söön selle roa meie interaktiivses telesaates. Selleks on tarvis kahvlit. Kahvel on söögiriist, mille ühest otsast saad kinni hoida ja teises otsas on harilikult mitu haru. Kahvliga tõstetakse toitu suhu. Mõnes oma tulevases saates tutvustame teisi söögiriistu. Pean nüüd kaamerat liigutama, sest muidu torkan seda heeringaga. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Ja ei muud kui los geht's, nagu kultuursed ja haritud inimesed Euroopas ütlevad. Minu meetod on selline. Võtan kahvliga heeringa ja kartuli ja pistan suhu. Lihtne. Esmamulje on hea. Pole paha. Millises järjekorras pakutavaid sööke süüa on sinu teha. Võimalusi on palju. Sa võid võtta ainult muna, ainult heeringa, ainult kartuli või panna neid läbisegi. Näiteks võta heeringas, kasta see hapukoore sisse. Kartuli asemel söö see munaga. Suurepärane. Igaüks võib teha sellise suutäie, nagu ise tahab. Heeringas võtta alati kindlasti sibulaga. Kuid ise tead, kas sööd selle kartuli või munaga. Kui oled eriti rebel, võid proovida muna kartuliampsu või muna hapukooreampsu, mis soolaheeringa eelrooga veel puudutab, siis vanad eestlased olid lisaks kõigele muule rannarahvas ja mererahvas. Ma ei imesta, et meil häid kalaroogasid osatakse teha. Heeringas ja silk sobivad iga ilmaga. Kui nüüd selle annuse suurusel peatuda, ühele Harju keskmisele mehele peaks sellest täiesti piisama. Või kui kõht nii tühi ei ole, nagu minul hetkel on, siis saaks sellest 2 väiksemat teinet. Mida selle eelroa kõrvale juua, selleks võid kasutada oma fantaasiat. Mina soovitan selle söögi kõrvale piima, vett või mineraalvett. Näiteks Värska vesi on väga hea. Nagu ennist mainisin, siis piisab sellest portsjonist ehk annusest isegi 2, mida pakuksid ootamatule külalisele. Osta poest eelroog soolaheeringast külmkappi valmis. Või olen kuulnud, paljudel on hetkel külmkapid nässus. Külmkapil on juhe seinas, elektrit õgib täiega
ent kapis on +20 kraadi sooja. Ei häda, õnneks saad söögiasjad panna lumehange. Tahad viia pruudi piknikule? Palun väga. Eelroog soolaheeringast. Ei lähe kalliks maksma ja on maitsev. Tavaliselt tahavad nemad minna kummalistesse kohtadesse. Teate küll, esiteks seiklusjutte maalt ja merelt. Järgmiseks Astoria ja siis Palass. Mina selgitan siis neile, mida sealt Palassist otsida. Hesburger on ju lähedal. Selle peale vaadatakse sind nagu inimest, kes ütles just väga suure lolluse. Räägin teile, kuidas kord 10 aastat tagasi tegin vea ja lasin tütarlapsel söögikoha valida. Tema arvas, Olümpiahotelli kohvik on tore peatumiskoht. Ma polnud seal varem käinud, noor poiss nagu olin. Mõtlesin, aga et no siit aga tähendab olgu siis. Kui olümpia, siis olümpia. Tema valis 2 koogitükikest mõõtudega 3 sentimeetrit korda 3 sentimeetrit. Lisaks soovitas neiu mõlemale apelsinimahlat tellida. Mõtlesin endamisi, ei ole probleem. Poes on pakk mingi 7 või 8 krooni. Klaasi mahla saab paki hinnaga suvalises kohvikus kätte. Teate, mis arve tuli? Arve tuli 400 krooni. Tähendab 2 koogitükikest ja 2 mahlakest läksid mulle maksma 400 krooni. Hea on see, et see raha oli taskus olemas. Paha oli see, et see oli kogu raha, mis mul kuu lõpuni oli. Eurokursi järgi täna teeb see 25 euri. Ehk siis 2 mahla ja 2 koogitükikest, mille nägemiseks peab suurendusklaas olema. Oli mul arvestatud kuu lõpuni 2 nädalat ja 400 krooni söögiraha. Kõik läks olümpiakohviku kassasse. Neiu küll pääle seda kohvikus käiku helistas korduvalt mobiilile ja saatis sõnumeid, et ma võiksin tulla tema poole kardinaid üles panema. No ei tulnud sest panekust midagi. Ei pea mainima, et tütarlaps oli mingi euroametnik. Kohtinguga pankroti äärele sattuda ei ole meeldiv. Ja see on ju ka täna Eesti ja Brüsseli suhetes aktuaalne teema. Rikas lüpsab vaese tühjaks ja jääd võlgu ka veel. Taustaks palju juttu sellest, kui palju kõik kogu aeg saavad. Sellisest liidust ja sellisest suhtest tuleb eemale hoida, vältimaks veel suuremaid kahjusid. Noormehed, kõik, kes seda videot nüüd vaatavad, panen teile südamele. Palun vältige kõik võimalikke euroametnikke. Hoidke neist eemale. Tavalised inimesed peavad töö tegemise ja näo tegemise asemel päriselt tööd tegema ja vähese saadavaga majandama. Ei tule see raha sinna seina sisse niisama. Seega soovitan alati ise söögid, joogid ja koha valida. Mitte lasta Brüsselil neid ette kirjutada. Eelroog heeringast 2 euri. Pudel värska vett 1 eur. Peaks asja ära ajama küll, sest eelroog soolaheeringast on maitsev.
kindlasti parem kui palassis mingi sidekriips tubuaaga einestada. Head isu!